Tere hommikut kõigile! Tere! Kui te mind ei tunne, minu nimi on Toomas Arket. Mul on suur au teenida Peetri kiriku kogudust juhatuse liikmena koos 15 juhatusliikmega. Mulle anti ülesanne, et olla nende esimees. See tähendab, et põhiliselt rohkem töötada. Enne jumalateenistuse algust täna mul on mõned lühikesed, aga lõbusad ülesanded enne ette lugeda. Esiteks tahaksin tervitada kõiki ja eriti kõiki Vana Andrese koguduse liikmed, kes on siin meiega täna. Tere tulemast ja suur tänu, et te tulite. Loodame, et tänane koosviibimine on kõigile meeldiv ning et tulevikus toimub veelgi rohkem selliseid ühiseid jumalateenistusi ja kokkutulemisi. Now, next. I'd like to take this opportunity to introduce a very important member of our congregation whose Sundays are often given to Peetri Kirik's Sunday school program. Her name is Lena Gitzkas. Lena, come up to the front, please. Lena, on behalf of Peetri Kirik, thank you for so generously giving of your talent, your time, and your energy to bring the scriptures to life for our youngest congregation members, and for sharing your insights into the valuable life lessons that flow out of the pages of the Bible. So thank you. And on behalf of all of us at Peetri Kirik, I want to present you with a small token of our gratitude for the work you've done and express the hope that you'll continue to work with us, helping our youngest congregation members. So with that, many thanks, and may God bless you. Mul on nii hea meel teid kõiki siin täna näha. Meid on jälle nii palju koos, see lihtsalt teeb südame nii härdaks. Ma sealt ukse vahel kuulsin seda the murmur, ma kuulsin, kuidas te kõik olite siin ja ma kohe tunnen, kuidas seest läheb nagu soojaks. Yes, see on täpselt, need on need teenistused, mis on need kõige paremad teenistused, need on need meie eestlaste teenistused. Ja täna mul on nii hea meel juhtida tänast emadepäeva ette teenimist siis nii-öelda, et mul on taas see privileeg seda teenistust läbi viia. Ma väga pikalt ei ahvata, meil on võrdlemismahukas programm, hästi palju laulmist, mis on alati Eesti teenistustele kohane. Üks asi, mis ma pean mainima, on see, et kui teenistus lõpeb, siis ma usun, et paljud teist kindlasti tahavad kiiresti kas tualetti joosta või lihtsalt välja läheks kõhu kätte, aga kui vähegi võimalik, siis palun jääge siia, siis me teeme pildistamise ära. Et pärast teenistuse lõppu teeme kiired pildistamised ja siis teeme kõik pissipausid ja siis lähme kõik koos üldiselt sööma. Okei, suurepärane. Hästi. Aga võtame oma laululehed ja laulame kõik koos oma esimesed laulud. Yeah.
ma hõiskan hommikul sinu heldusest ja südaööl ma tõusen üles sind tänama, sest sa oled mu Jumal. Sina, hea vaim, juhatagu mind tasastele teele. Laulge Jehoovale uut laulu, sest ta on imeasju teinud. Jehova annab teada oma õnnistusest. Tema ilmutab oma õiguse paganate silme ees. Hõisake Jehoovale kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja laulge temale. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Kelle patt on kinni kaetud. Sellepärast tunnistagem Issandale oma patud üles südamest nõnda üteldes. Lugupeetud kogudus, palun tõuse. Ja kõik üheskoos. Alastaja Jumal ja Isa, me tunnistame sinule üles oma mitmesugused patud ja üleastumise, millega me sinu viha ja lustesse oleme ära teeninud. Vaata taevast vastusega meie peale ja meile kõik meie patud andeks, oma Poja, meie õigusega, Jeesuse Kristuse kalli munastuse pärast. Annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu temal peab olema. Oh
kuule Kristuse kogudus, Jumala sõna, nagu seda loeme Jesaja raamatust 32. peatükist, salmidest 15–20. Kuni meie peale valatakse vaim ülalt, siis saab kõrv viljapuajaks ja viljapuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrves ja õigus võtab aset viljapuajas. Ja õigluse lüli on rahu. Õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu elu asemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus. Kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesliljal kallasta vabalt joosta. Aamen. Jumala sõna jätkub Johannese evangeeliumis 17. peatükis salmidest 6–10. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on sinu juures need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juures.
ning uskunud, et sina oled minu lähetanud. Mina palun nende eest, ma ilma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendest. Aamen. ja kõik üheskoos. Mina usun Jumalasse, kõige väärtisse isasse, taevas maa loojasse ja Jeesuse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale toodud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja
ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Aamen. Kõik meie ümber, kõik, mis siin ilmas on, see kujundab meid. Me oleme sellest siin korduvalt oma jutustest arutlenud selle üle, aga tänane rõhk on pigem nende inimeste ümber, kes meid kujundavad. See on üks inimelu vaikivaid tõdesid, et kõik need, kellega me kokku puutume ühel või teisel kujul, nad kuidagimoodi mudivad meid, nad kuidagimoodi meid mõjutavad ja muudavad meid uueks, sõltumata sellest, kas me seda tahame või mitte. See on lihtsalt elu paratamatus, kui sa puutud inimestega kokku, siis toimuvad teatavad muudatused aja jooksul. Ja sageli need tulemused ei ole üldse need, mis me ootame. Tihtipeale me mõtleme, et ma tunnen seda inimest väga hästi, ta on alati minuga niimoodi käitunud, meie suhe on selline ja tollene, aga siis seal midagi muutub, mingi dünaamika, dynamic shift toimub ja me järsku ei mõista absoluutselt seda olukorda, milles me selle inimesega eelnevalt olime. See puudutab meid kõiki, aga täna emadepäeva vaimust, kui jällegi tähistame seda küll ette, aga siiski me võime leida ka selle sama muutumise kohta huvitavaid näiteid. Neitsi Maarja, ta ei olnud siis enam kui neitsi, kui ta oli Jeesuse ilmane toonud ja ta oli ju veel lapsi saanud, aga tema oli keegi, kes oli Theotokos, see tähendab siis kreeka keeli Jumala sünnitaja ja kui üldse keegi ei oma mingit võimu kellegi teise elu üle, siis see on Jeesus. Aga ometi ka tema omas teatavat võimu Jeesuse üle. Me mõtleme kas või selle samuse pulma peale, kus Jeesus muutis vee veiniks, mis on evangeeliumis võrdlemisi üks esimesi lugusid, siis kes on selle ridade vahelt välja lugenud, mõistab, et konkreetselt see imetegu toimus puhtalt sellepärast, et Jeesuse ema, Neitsi Maarja, seda palus tema. Ta ei oleks seda muidu teinud. Aga samas
mingil määral me võime oma lähedasi muuta ja mõjutada, ema võib mõjutada oma poega, aga ta ei saa tema seda lõplikku lugu muuta, sellepärast et kuigi ta kindlasti ei tahtnud seda näha, siis ta oli sunnitud nägema seda, kuidas tema poeg lõpuks risti löödi. Nii et see oli ette kavandatud ja nii pidi minema. See on lihtsalt näide sellest, et me mõjutame ja mudime üksteist, aga samas me ei ole lõplikult kellegi teise ülemvõimu pidaja. Nüüd, kuidas see on seotud emadepäevaga? Emadepäev tähendab tegelikult igal ühel meist midagi. Ta on üks delikaatne päev, ta on üks delikaatne ettevõtmine. Sest kuigi jah, paljude jaoks on ta rõõmupäev ja tänupäev, siis mõnede jaoks on ta väga valus. Mõni mõtleb oma emale soojusega, aga mõni mõtleb kannatusega, sest tal olid väga keerulised suhted oma emaga. Ja samas vastupidi, mõni ema tunneb väga suurt rõõmu oma laste üle, aga mõni tunneb väsimust ja muret ja leina. Aga hoolimata kõigest sellest me austame oma emasid ja me teeme seda aukartuse ja hellusega, ma vähemalt väga loodan. Ema eriti väikesele lapsele, eriti imikule, ongi Jumal. Selles mõttes, enne kui ta on õppinud üldse midagi elu kohta, siis on see üks isik tema elus, kes kavandab kõike, kes korraldab kõike tema jaoks. See laps, enne kui ta õpib sõnu, enne kui ta õpib neid kontseptsioone, millest kogu elu koosneb, enne seda ta õpib, et siin maailmas on tema jaoks koht, et ta on hoitud, et tal on mingi eriline väärtus. Ja seda reeglina saab ainult ennekõike pakkuda selle lapse ema. Kui me tuleme ja nutame ja kurdame, siis on ema see, kes meie eest hoolitseb. Kui me tunneme, et midagi on puudu, kui me tunneme, et me ei mõista midagi, siis on ema see, kes aitab ja lohutab ja hoiab meid. Aga samal ajal selle ema jaoks tõenäoliselt selle lapse esimesed aastad on üks suur häda ja vaev. Kui me mõtleme, mida rohkem ema nüüd vaeva, mida rohkem ema kulutab ennast, ohverdab ennast oma heaolu, seda rohkem tunneb see laps, et ta on justkui väikeses paradiisis. Jah, ta ei oska seda nõnda sõnastada, ta ei mõtiskle selle üle nõnda, aga see on see reaalsus, millest ta siis elab, kui tal on hea ema, kes tema eest väga hoolitseb. Ja siinkohal Pauluse sõnad, mida me just lugesime, kõlavad eriti sobilikult. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesus surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes elab läbi teie. See samune vaim on igas emas, see pesitseb igas emas, kes oma väikeste laste eest hoolitseb. See on see, mis seda kannustab läbi kõikide nende raskuste, nende väljakutsete, nende magamatute ööde, kõikvõimalike murede ja hädadega, millega laps tema juurde tuleb. Ja Jumal toetab kõiki emasid nendes rasketes esimestes aastates. Ta annab meie surelikule ihule mingisuguse sügavama mõtte ja eesmärgi, mida me niisama ei tunne, kui me lihtsalt elame enda jaoks. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes, mida ema teeb, eriti nendel varasematel aastatel, ta puhtalt elab selle lapse jaoks. Ta paneb kõik kaalule nii-öelda. Emadus on üks selgemaid näiteid sellest, kuidas armastus muutub ihulikuks, kuidas ta võtab mingisuguse käega katsutava kuvandi. Ta armastab oma ajaga, ta armastab oma unega, oma jõuga, oma kannatlikkusega, oma hirmuga, oma närvirakkude kulutamisega, oma lootuse ja valuga. Ta paneb oma südame täielikult kaalule selle väikese inimese pärast. Ja siis üks päev see laps kasvab iseseisvaks. Üks päev tuleb see päev, kus ta peab oma pesast lahkuma. Ja kui on hästi läinud, siis ta on kasvanud üles armastusest, mis tähendab, et ta läheb ja kannab seda sama armastust endaga edasi, ta kannab seda laia maailma. Ja siis tuleb vaata, et see koht, kus need dividendid sellele emale hakkavad lõpuks ennast tasuma, sellepärast, et siis ta saab osaleda nendes
rõõmudes ja selles õnnes, mida tema laps või lapsed läbi elavad, mida nemad kogevad. Tihtipeale lapse vanemad saavad läbi oma laste elada välja neid häid asju, mille järgi nemad oma eludes janunesid, aga milleni nad kunagi ise ei ulatunud. Ja ma ei mõtle siin mingisugust sellist väga perversset kontseptsiooni, kus ütleme, lapsevanem tahtis saada väga vägevaks sportlaseks, aga ta ei õnnestunud ja nüüd ta vägisi sunnib oma last seda tegema. Ja ma mõtlen pigem seda, et kui sinul oli kitsas ja nüüd sa näed, et sinu lapsel on palju lihtsam majanduslikult ja ta saab palju paremini elus hakkama, siis see on rõõm mitte ainult temale, vaid ka sellele lapse vanemale. See on see koht, kus me saame sõna otseses mõttes osa endast anda maailmale. Me saame seda osa endast kultiveerida ja kasvatada ja see osa, lihtsalt see, et tema tunneb elust rõõmu, see on üks suur kingitus meile, see on üks suur dividendide välja maksmine. Ja mõnes mõttes selle ema töö jääbki kestma läbi nende laste. Igaüks meist, kes olid lähedased oma vanematega, eriti oma emadega, nad midagi sisendasid meisse, mida me isegi ise tegelikult ei mõista, aga me veame seda edasi. Me kannustame tervet maailma selle armastusega, mis meile kingiti ja see on see headus, mis kannab ja jääb kandma. Ja sellepärast on emad nii erakordselt erilised olemused. Jumal on neile andnud selle erakordselt erilise töö, selle kohustuse, jah, väga raske töö, aga samas see on see, mis kultiveerib tervet inimsugu. Kõik inimesed siin ilmas võidavad headest emadest, isegi kui mõni meist mõtleb, et minul ei olnud head ema, siis minu ümber on inimesed, kes kasvasid head emade seltsis. Minu ümber on hea emad, kes ei ole minu emad, aga kes kohtlevad mind nagu üks hea ema kohtleb. Ja see on ainult kingitus ja see on ainult õnnistus. Ja selle taustal tasub mõelda päris mitme küsimuse peale. Me saame mõelda, millist jälge mina tahan teiste eludesse jätta selle arusaama valguses. Kas minu lähedased vajavad rohkem soojust minult? Kas ma saan seda sama armastust kuidagi edasi kanda? Kas ma aitan teistel kasvada siin elus, nagu minu ema aitas minul kasvada? Kas ma annan edasi julgust? Kas ma annan seda julgust elada inimestele, nagu minu ema andis mulle julgust minna laia maailma, avastada, õppida, areneda? Jah, aeg-ajalt astuda paar sammu tagasi, et siis saaks astuda jälle mitu sammu edasi. Kas ma õnnistan inimesi oma kohaloluga? Täpselt nagu minu ema, kes suures väsimuses, suures jaksamatuses oli ikka seal minu jaoks olemas. Lihtsalt see kohalolu oli juba nii oluline lapsele. Täpselt nagu see on tegelikult nii oluline meile kõigile, lihtsalt meie lähedaste kohalolu. Me saame kõikide nende küsimuste peale mõelda ja me saame teha neid kergeid väikseid parandusi, et teha nõnda, et oleks see õnnistus, et oleks see kohalolu, et oleks see rõõm ja armastus. Sest me oleme pidevas kujunemises. Me kujundame ennast, me kujundame oma peresid, oma sõpru, oma kirikut, oma kogukonda, oma töökaaslasi. Olgu see leinas või olgu see rõõmus, olgu see noorte või vanade keskel, me kogu aeg kujundame ja me kogu aeg kujuneme. Ja kui me hoiame neid samu põhitõdesid meeles, mida ema tegi, kuidas tema kõiki neid raskusi vastu pidas ja kuidas ta neid üle elas, siis me saame pidevalt vaikselt samm-sammult aidata sellele kultivatsioonile kaasa, sest see toimub niikuinii. Nii et miks mitte anda siis sellisel juhul endast parim, et see kujunemine toimuks selles õiges, armastavas vaimus, kui me vähegi suudame, kui meil vähegi on võimalik, kui see vähegi õnnestub. Sellepärast, et nagu ma alguses ütlesin, tihtipeale me eeldame, et mingi muutus toimub, aga ta kujuneb lõpuks täiesti millegiks teiseks. Nii et me peame alati olema valvsad ja ettevaatlikud kõige suhtes ja kõigis tegudes, mida me teeme. Täpselt nagu prohvet Jesaja täna Vanas Testamendis ütles, meie vaim valatakse üle terve maailma, meie endi peale ja see kõrg, see viljatu kõrg, see muutub oaasiks.
see on seesama mõte, see armastus, mida me välja valame, mis iganes kujul me seda teeme, see muudab mingis kohas mingisuguse sümboolse, metafoorilise kõrbe oaasiks. Meie panus on esmatähtis sellest, isegi kui me ise sellest aru ei saa, isegi kui me seda ise sel hetkel ei mõista, siis see juhtub ühel või teisel kujul. See on ainult õnnistuseks kõikidele. See kannatus, see valu, see ohverdus, mida me nendel hetkedel teeme, see võib tunduda nii mõttetu ja me võime tunda, et maailm on meie vastu pööratud, aga nagu Jeesus täna ütles Uues Testamendis, meie oleme temast ja tema on meist. Nii et me oleme alati kõik seotud, me oleme alati kõik üks. Kui ma alustasin tänast teenistust, ma ütlesin, tere kõik eestlased, nii hea tunne on olla teiega siin koos, sellepärast et ma tunnen, et ma olen teie kõigiga üks, sellepärast et meie vahel on vennaskond, meie vahel on teatav armastus, see on see agaape armastus. Aga see ei tulnud meist, me ei tulnud kokku ja ei teinud põks nii, nüüd armastame. Ei, see armastus tuligi põlvkondade ja suure häda ja vere ja pisarate näol, see tuli läbi ema piima meieni. Ja nüüd meie töö on seda lihtsalt kultiveerida ja edasi kanda. Nii et sellepärast tänase päeva puhul palmetame täna eriti emade pärast. Nende eest, kes tunnevad rõõmu, nende eest, kes on väsinud, nende eest, kes muretsevad oma laste pärast, nende eest, kes võib-olla on leinas, nende eest, kelle lapsed on kaugel, nende eest, kes mõtlevad, kas nende ohverdused on midagi üldse väärt olnud. Ja ma ütlen teile, need ohverdused on alati väärt. Need on väärt enam kui kulda ja kõike varandust siin ilmas kokku. See on see kõige väärtuslikum asi, mida meie saame anda iseennast, oma armastust, teha see ohverdus. Sest armastus, mis annab elu, ei ole mitte kunagi maha visatud. Õnnistatud olgu kõik emad, tundku nad just eriti täna hoolt ja armastust, mida nad kõik väärib. Aamen. Lugupeetud kogudus, ma palun, et me tõuseme, et kuulda neid vabariigi hümni, taimamist ja sõnumist üle juba palun. Kiired teated kõigepealt Peetri kiriku poolt ja siis ma annan sõna üle Päti Kiilaspeale, kes annab teile teatud üle oma andmised. 6. mail, see kolmapäevas, tuleval nädalal, on meie kirgi koosolek kell 12. Kõik uued liikmed on teretulnud, meie daamid alati ootavad uusi kaaslasi, uusi seltskilisi. Selle vaimus ma ütlen ka ära, et me kirikuna ootame alati uusi vabatahtlikke, ükskõik mis rolli, ükskõik kuidas moodi te tunnete, et saaksite olla abiks kirikule, olgu see vähesel või suurel määral, kõik vabatahtlikud on teretulnud. Mai 17, pühapäev, on meie teenistus vanadekodus Ehatares, see on kell 3, kõik on teretulnud. Nii, siis 19. mai on meil hetkel plaanis, see on teisipäevane päev, teha siis vabatahtlike aianduspäev. Meie siis gardening day. Kõik, kes oskavad istutada, kes oskavad kasta, kõik, kes oskavad abiks olla, palun tulge appi, teeme meie kolumbaariumi aia ilusaks kenaks saabuvaks suveks. Juhul, kui nüüd 19. sajab vihma või lihtsalt selline väga närune ilm, siis me lükkame edasi järgmisele päevale, siis 20. maile. Aga loodame ja palun Jumalat, et saab 19.
ja siis kõige huvitavam sündmus või kõige sellisem põnevam sündmus meie kirikus siin toimub 23. ja 24. mail, laupäev, pühapäev, kuu lõpupoole siis on Doors Open üritus, milles meie taas osaleme. Esineb Eerik, see on 2-päevane üritus, meil on igasugused eksponaadid, näitused ja taaskord, kui kellelgi on huvi vabatahtlikuna tulla, ma tean, et teie hulgas on väga palju, kes teavad selle kiriku ajalugu palju paremini kui mina või võib-olla isegi mõned meie juhatuse liikmed. Igal juhul oleksite väga teretulnud, kui saaksite appi tulla, meil tuleb kindlasti tänavalt väga palju inimesi, viimased 2 aastat see on väga hästi õnnestunud. Alati on hea, kui keegi on abiks, kes oskab näidata, kes oskab võõrastada, tutvustada meie kogudust ja meie vägevat Eesti templit siin. Nii, nüüd ma annan sõna üle. Meil on ainult üks ja they only have one announcement, it's in English. Next Sunday, May 10th, at Auricula, there will be a Northern Mother's Day service at 11 a.m. And it will feature Von Andres' congregation as well as the Finnish, Danish, and Swedish congregations, but everyone's welcome. Ja viimane uudis meie poolt, tegelikult see on meie mõlema uudis, sellepärast et 14. juuni, järgmine kuu, on meil siis ühised kalmistu teenistused. Kell 12 on meil Mount Pleasantis ja kell 2 on meil Yorkis. Taaskord kõik on teretulnud, see on olnud iga aasta hästi selline vahva ja mõnus ja soe pingimine. Tihtipeale on ka teised seltskonnad välja ilmunud, nii et see on väga huvitav kultuuride segunemine, soovitan väga soojalt. See ei ole täispikk teenistus, see on võrdlemisi põgus, aga ta on kindlasti väga eestilik ja väga kultuurne üritus. Ja Peetri kirikule veel nii palju, et sel samal päeval meie teeme kiire valguse 11.30 ehk siis pool tundi enne, kui Mount Pleasantis hakkab meie teenistus. Me teeme siin meie Kolumbaariumi aias kiire valguse, kõik, kes saavad tulla, on teretulnud. Nii, nüüd on teadetega ühel pool, laulame oma järgmise laulu. Ja kui ma
issand, palun õnnista neid ande, mis sinu töö heaks on korjatud ja palun luba nii Peetri kirikul kui ka Vana-Andrese kirikul oma tööd jätkata sinu vaimus. Aamen. Taas laulab meile koor.
ja meie palume ja täname. kõigeväärine taevane looja, isa, me täname sind sinu sõna ja vaimu eest, mis juhivad ja kaitsevad meid meie igapäevastes eludes. tänu ka sinu lõputu armastuse ja armu eest, millega sa meid varustad oma tarkuse ja jõuga igapäevaselt. tänu olgu sulle ka sinu juhendamise ja suunamise eest, et sa ikka ja alati hoiad meid õigel rajal. Issand, me kiidame sind. kui ka meie teistele diasporaa kogudustele, aga ka kodumaa kogudustele. Isa, me palume sinu kaitsvat kätt, et sa hoiaksid seda meie piiskopide, meie vaimulike ja kõikide meie kiriku tööliste ja kiriku liikmete kohal. Palume hoia ka meie rahvusvahelisi sõpruskogudusi. Me palume, et sa kaitseksid ja hüviksid meie kodumaad ja rahvast, annaksid meie kodumaa juhtidele tarkust ja õigustunnet, et nad valitseksid ikka sinu vaimus ja et nad osaleksid ühiskonna elus aususe ja õigluse nimel, et nad tegutseksid ikka ja alati vabaduse ja rahu nimel. Palun hoia ka kõiki kodumaa kaitsjaid ja anna neile neid keerulistel aegadel oma lohutust ja tuge. Issand, kuule meid! valitsejate peale, et nad lahendaksid konflikte õigluse ja kaastundega. Isa, palun aita Ukrainat, aita neil vastu pidada ning aita ka tema liitlasi, et nemad ei väsiks aitamast. Palun aita ka konfliktil lõppeda Lähis-Idas, et sealne verevalamine enam kaua ei kestaks. Ning hoia oma kaitsev käsi meie kalli Isamaa kohal, et võõras võim sinna ei tükiks ja et Eesti rahvas saaks rahus edasi elada ning sind väärikalt ja ustavalt teenida. Tänasel päeval, Isa, ma palun, et sa toetaksid ja aitaksid kõiki emasid, et sa oleksid nendega, et sa oleksid neile toeks nende rasketel aegadel, aga et sa toetaksid ka neid nende õndsatel ja headel aegadel. Toeta tervet meie kogukonda ja kinnita meid rahvana nõnda, et me ei peaks muretsema, et meie rahvas oleks väljasuremisohus. Palun ravi terveks kõik haiged ning anna neile armu, mida ainult sina saad anda. Ning kõik, kes on ligimese vastu eksinud, palun tee nõnda, et nad mõistaksid oma eksimust ja et need, kelle vastu nad on eksinud, andestaksid eksijad. Hoia kõik Isamaa noori ja vanu, et nad ei tunneks üksindust ning tee nõnda, et kõigil, kel on praegu keerulised ja rasked ajad, saaksid sinu lohutavast armust tuge. Issand, aita meid! Me mälestame neid, kes meie seast on lahkunud ning me palume sinu lohutust kõigile löinajatele. Palun aita meil meeles pidada kõiki, kes sinu nimel ja oma rahva nimel on elud andnud ning sea õigluse alule, et nende ohverdused ei oleks raisku läinud. Palun hoia kõikide langenute lähedasi ja anna neile seda tuge, mida ainult sina saad anda, sinu lohutavat, armastavat, kaitsvat, jumalikku tuge. Ning lõpetuseks, Isa, palun anna meile lootust ja usku, et kord tuleb taas see päev, kus me kohtume kõikide oma kallimatega taevas, kus ei ole valu ega pisaraid, vaid kus valitseb igavene rõõm ja armastus sinu kaitsvas emmuses. Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti. O Jeesus!
kõik üheskoos. meie isa, kes sa oled taevas, ülistatud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka pea peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna kätte ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Meie täname sind, kõigeväeline Jumal, et sa oma sõna ja sakramendiga meid oled loovutanud. Ja palume sind, õnnista meile seda armust, et meie sinu sisse kindlasti usume ja kõik üksteist südamlikult armastame. Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Ja palun võtke vastu Issanda õnnistus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.
mis jäänutest leinasin, aegandis teised tagasi. minge rahuga ja teenige missandat rõõmuga. Sellega on meie teenistus lõppenud. Aitäh kõigile osalemast, nüüd teeme pildistamist.